Aitäh Andole. Amazoni teema on mulle tohutult südamelähedane. Mõnes mõttes mul endal põlved võbisevad sellest kiirest kasvust, mida Amazon sulle, mulle, kellele iganes, kes viitsib kaasa mõelda, kaasa toob ja samal ajal põlved võbisevad ka sellest teemast, et alles eelmisel kuul meil põrus $150,000 lihtsalt haihtus õhku sellepärast, et Amazoni metsikult suur kasv paratamatult toob kaasa olukorda, kus süsteem rebeleb nurkadest. Keegi seda parandada ei jaksa. Ja meie kui siis sellised uusliik ettevõtjaid ehk siis Amazoni platvormil tooteid arendavad ja turundavad ettevõtted jääme mõnikord hammasrataste vahele, aga tühja sellest. Oleme hammasrataste vahel, tuleme välja ja läheme tugevalt edasi. Point on ju ometigi selles, et siin tänaval Eestis, siin samas hotelli kõrval, tegelikult voolab maailma suurim jõgi. See on Amazon. Kui me oleme siin nii-öelda oma füüsilises maailmas, siis me ei pane seda tähele, aga ammu enam me ei ela füüsilises maailmas, me elame digitaalses maailmas ja digitaalses maailmas maailma suurim jõgi on maailma suurim e-kaubanduse platvorm, mis on ingliskeelne, on meile hästi mõistetav, me oskame klientidega ühendust võtta, me oskame nende soovidest aru saada ja see jõgi võiks voolata läbi sinu ettevõtte pangakontode. Ma ise alustasin Amazonis toimetamist mitte väga ammu tagasi, umbes 4 aastat tagasi ja oleme sellel teel, et 3 miljoniline aastakäive on täna suhteliselt normaalne reaalsus, purjetame 5 poole ja ma tegelikult ei näe siin mitte mingisugust põhjust, miks sina, kui sul on mingisugune kompetents, kas siis on tootmises, mingisuguse tehnoloogiaga, oskad äkki võib-olla mingisugust materjali väga hästi käidelda, et minna ja panna oma kompetents tööle. Ja mida me siis niisuguses kummikuilma Eestis ikka teeme, kui istume kontoris või kodus ja paneme peatööle, et niisugust manjaanat me ju siin väga harrastada ei saa ja see ongi hea, et paneme siis selle mõttejõu tööle ja toome siis need suured käibed, mis Amazonis on Eestisse. Ma ise alustasin Amazoni platvormil Aasias elades ja võib-olla julgustuseks nii palju, et selle idee sain ma politseiagentuuri assistendilt, kes elas minuga samas piirkonnas, rääkis mulle, et ta müüb popcorni pitsasid Amazonis. Ja ma mõtlesin, mis asi, esiteks ma polnud kuulnud popcorni pitsadest mitte midagi ja Eestis neid ka muidugi osta mitte kuskilt ei saa, see on jällegi ainult Amazoni ja Ameerika teema. Ja ma mõistsin, et tead, mis tema ei ole targem kui mina, aga samal ajal mina ei ole ka targem kui tema. Ja sellest kombost hakkas sündima see, et ma pistsin näpud sisse rahvusvahelisse digiturundusse Amazoni ja siiamaani pole ennast sealt välja kaevanud, et pigem vaataks, mida kõike põnevat annab selles valdkonnas ära teha. Samas ma ei ole kuidagimoodi hõbelusikas suus sündinud inimene. Ma olen täiesti tavaline ettevõtja, kes lihtsalt on sattunud üha kiireneva rongi peale ja ma olen valinud, jah, selle kiire rongi peal tuul mõnikord puhub näkku, sul on suu kärbseid täis, sa saad okstega vastu pead, paned plaastri peale, lähed edasi. Mida kiirem on kasv, seda suuremad on sul teenimisvõimalused, seda rohkem sa võid saada kriimustada, aga tühja sellest, läheme ikka edasi. Et ma olen sattunud lihtsalt kiiresti arenevasse valdkonda, et mingisuguseid suuri stardikapitale mu vanemad mulle võimaldanud ei ole. Varasemalt olen töötanud väga traditsioonilisi töökohti, arendus, turundus, müügijuhi positsioone, sealhulgas ka Äripäevas, saanud väärtuslikke kogemusi. Ja üks tugevusi, mida ükskõik missuguses positsioonis sul praegu on, ma julgustan arendada, on see, et mis iganes probleem sul ette tuleb, lasta olla pigem teejuht lahendusteni, mitte selleks, et tõmmata ninanorgu ja kuskile nurka istume jäädes. Mida rohkem me probleeme lahendame, seda suuremad käibed on võimalik koju tuua. Siin on mõne kuu tagune minu enda käibegraafik selja taga. $400,000 viimase 30 päeva jooksul. Tahtsime sel aastal jõuda 500-ni, aga kuna me jäime paraku hammasrataste vahel natukene Amazonis, ehk siis süsteem ei töötanud korralikult, meie põhilisting läks kuuks ajaks kinni, siis selle numbri me toome ära järgmisel aastal. Ja ma loomulikult ei tee selliseid numbreid üksinda. Täna on meil juba hästi nutikas 7-liikmeline tiim, mitte kõik ei ole enam ka Eestis. Nii et pigem ma näen seda, see, et ma siin teie ees täna esinen, tegelikult tähendab seda, et ma teen endale konkurenti juurde, aga see ei ole probleem, sest Amazon on nii suur, seal liigub nii palju raha, sinna tuleb nii palju kliente juurde.
et igal juhul meile kõigile sealt jagub ja jääb ülegi. Minu kui ettevõtja huvi on tegelikult see, et kui ma tuleksin näiteks järgmisel aastal Best Interneti konverentsile juurde, siis kohvipausi ajal oleks rohkem inimesi, kellega ma saan rääkida sellest, et mida me saame globaalselt, sisuliselt kõikidele inimestele maailmas läbi ühe platvormi, see on Amazon, pakkuda, missuguseid kogemusi läbi selle on tekkinud, missuguseid probleeme sul on ette tulnud, kuidas sa oled neid lahendanud, et see kommunikatsioonikeskkond ei oleks ainult 20 inimest, kes meil sisuliselt praegu on, tõsised tegijad, et seal oleks järgmisel aastal 50 inimest või 150 inimest, et äkki sa liitud meie sellise pisikese niši ettevõtlusmahuga. Kui sa oled ettevõtja, siis tänasest ettekandest saad sa teada, kuidas aru saada globaalsest kliendi soovist. Kliendi soovid kogu aeg arenevad, kogu aeg tekivad uued nišid. Meie ülesanne ettevõtjana on need pisikesed nišid üles korjata siis, kui nad on alles sellises idufaasis, nad on oma esimese rohelise lehekese pistnud mulla alt välja. Ma tänases ettekandes näitan sulle, kuidas neid pisikesi idukesi mulla alt leida. Ja võib-olla siis vaadata kriitiliselt üle ka selles, et jah, kui mul on kompetents olemas või mulle meeldib mingisugune valdkond, ma ei tea, noortele emadele laste valdkond, meestele võib-olla kalastusvaldkond, eks ju. Aga ma siin Eestis ei suuda toota, et äkki ma siis peaksin tootma kuskil mujal, aga see tootearenduse, turunduse, kõik selline kompetents ikkagi hoida siin samas Eestis, kus me saame üksteisega olla samas mõtteruumis ja teenindada läbi selle globaalset klientuuri. Mis on veel hästi põnev on see, ma olen 3 aastat jõudumööda konsulteerinud ka Eesti tootmisettevõtteid, kuigi see ei ole mu põhitegevus ja see on pigem selline heategevuslik töö ja ma väga palju ei jaksa sellega tegeleda, siis ma olen näinud seda, et väga paljud ettevõtte turundusjuhid, müügijuhid, juhid on kinni selles, et jah, ma leiutasin kunagi selle toote, ma olen siia pannud 3 aastat arendusraha, siis minu mõttejõud on olnud kinni, et see on nagu justkui minu lapsukene ja läbi selle tal on natukene raskem kuulata seda, mida klient tegelikult talle ütleb. Amazonis me saame läbi review'de, läbi küsimuste väga hästi hakata aimu saama, mida klient tegelikult vajaks. Ja kui ma olen 3 aastat mingit toodet arendanud ja sinna pannud kõik oma pensionisamba rahad ja korteri maha müünud ja mul on kuidagi see emotsionaalne investeeritus nii suur, siis ma kuidagi lükkan ploki ette, et ei, nagu, et see peab töötama. Ma pigem kutsuks täna, et korraks lükka see eemale ja tule koos minuga sellele reisile, et vaatame, mida klient tegelikult tahab. Mul on 2 näidet, ma loodan, et nad on mõistetavad ja põnevad sulle, et sa saaks natukene oma maailmapilti arendada. Ja kui sa oled digiturundusteenuse, tavalise turundusteenuse agentuur, siis see on ka täiesti okei, sest et ma näen, kuidas mitte ainult esimesed, vaid tegelikult juba on meil Eestis 10 ettevõtted, kes Amazoni abil globaalset eksporti teevad, Vendre, Loodusvägi väga edukalt teevad, need on 5, 6, 7-kohalised käibed, mida Eesti firmad saavad Amazoni kaudu siia meile pisikesse sombusesse kummiku ilma tuua. Nii et sa agentuurina oskad kaasa rääkida, missuguseid tooteid võiksime toota, mida klient reaalselt, mille üle ta nuriseb, kuidas me presenteerime sinu loodud lahendust paremini, see on kõik läbi piltide, tekstide, tootearenduse, et sa saad oma tootmisettevõttest kliendile olla palju parem kaasamõtleja. Ja noh, Tallink on siin ka täna, sorry, nagu reisijate veo kohta tõesti ma ei oska öelda. Üks kaotavaid segmente ka rahvusvahelises e-kaubanduses paraku on reisisegment, et me alles ootame siin kõik, et me saaksime oma esimesed lennupileteid ära osta suure õhinaga, et ilmselt siis tuleb seal selline pisikene buumiperiood peale. Miks e-kaubandus? E-kaubandus täna ei ole tõepoolest võrreldes jaekaubandusega veel samasse mahtu jõudnud. Ta on 4 korda väiksem, aga kasvab 5 korda kiiremini. Ta on meeletult hoogu koguv mass, mis siia taha tekib ja ega siin koroona olukorda väga kergemaks ei teinud. Amazon on ajalooliselt juba aastaid olnud suurim ingliskeelne ja eelistatuim ingliskeelne digitaalne kaubamaja, aga seal all punase noolega näed, et koroona sisuliselt lükkas 30% e-kaubandusse veel powerit juurde. Täna ei ole mäng mitte tegelikult selles, et kas ma e-kaubanduses müün. Täna ma juba niikuinii pean müüma e-kaubanduses, kui ma vähegi tahan olla elus. Küsimus on selles, kas ma stokki jõuan hoida, kas ma suudan nii palju lattu saata kaupa, nagu klient tahab, sest sinna tuleb nii palju kliente juurde. Ja mis meil siis toimub? Saame ühest platvormist, õpid selgeks ühe platvormi, sa saad ligi sisuliselt 190 riiki üle terve maailma. Ja see on läbi selle, et Amazon on loonud digitaalsed sellised marketplace'id,
Seller Centralid, registreerid USA-sse konto, saad Mehhikosse, Kanadasse, USA-sse, kõik ühe lingi kaudu. Teine suurem marketplace on Euroopa, kuhu nüüd hiljuti liitlus ka näiteks Rootsi, meie täpselt suudame seal, tegutsen kontori kategoorias, eks, et seal juba täitsa suudame 15 kontoritoodet edukalt nädalas maha müüa rootslastele ka, mis on iseenesest ju hästi pisikene ja alles arenev Amazoni turg. Nii et ühe kompetentsiga on sul sisuliselt gloobuse kõik turud saada. Jah, sa võid ju öelda, et aga Eestis ei ole Prime'i, me ei saa siin järgmiseks päevaks tasuta kaupa kätte. Ei ole küll, aga on digitaalne nii-öelda eksporditeenus, mida Amazon pakub. Me ju saame osta UK Amazonist, Saksamaa Amazonist, mis iganes Amazoni marketplace on olemas ja me saame siia Eestisse kauba kätte ikkagi, et see ongi see koht, kus me 190 riiki endale külge tõmbame ja see eksporditeenus üldiselt on väga meelsasti klientide poolt kasutatav, sest paraku on see, et valik on see, mida klient tahab ja inimesed lähevad üha rohkem sellesse, et nad ei taha lihtsalt teksasid, nad tahavad, ma ei tea, alt kitsenevaid katkise põlvega ja siis mingisuguse hõbedase läikega teksasid. Me lihtsalt läheme sinna suunas üha rohkem ja rohkem. Mis annab natukene veel hoogu juurde on see, et sisuliselt võid sa lasta lahti oma laoinimese, üles öelda lao rendipinna ja anda selle Amazoni kanda. Sinu ülesanne on saata konteineri alusega või kastidega kaup Amazoni. Fulfilled by Amazon, FBA mudel tähendab seda, et Amazon iga üksiku tellimuse viib kliendini kohale ise. Ta teeb esimese kliendi suhtluse ära ise ja see vist peaks olema juba üpris selge, aga Amazon on maailma suurim ingliskeelne ostukeskkond, ehk siis kliendi toob ka sulle Amazon ise kohale, sa ei käi tikutulega kuskil põõsa taga oma conversionit taga otsimas. Conversionid on meil üpris kenad, 20–40% kanti. Inimene tuleb Amazoni täna, et osta, sinu asi on olla seal oma kaubaga kohal. Kahjuks me näeme seda, et Amazon on ülisuur, ta neelab nii-öelda tavapoodide käibeid. Me madistame Amazoni kui konkurendiga ka oma segmentides alati ka ise. Sa pead teadma seda, et sa ei lähe kindlasti mitte olema Stockmann Maximas. Amazon on Maxima, ehk siis sa pead Amazoni minnes tagama selle, et sul on hea väärtuspakkumine väga mõistliku hinnaga. Ma annan ka ühe valemi ja kiire arvutusmeetodi, kuidas lihtsalt Amazoni peale vaadates sa saad juba täna ära valideerida, kuidas sinu tooted võiksid ellu jääda selles suurimas poes. Mis on minu meelest päris julgustav on see, ja võib-olla siin mõned tahaksid mind tomatitega loopida või lõuna ajal anti kala ja kreemi, et tegelikult brändist ka Amazoni kliendid väga ei hooli. Ehk siis need, kes ei viitsi lugu jutustada, te ei pea lugu jutustama. Meil on oluline väärtuspakkumine. Kui ma teen Amazoni lehe lahti, vaatan laualinad, siis põhimõtteliselt ma vaatan reviewsid. Väärtuspakkumine, mida me kliendile pakume, ongi suures osas, et meil on väga head reviewd ei tule, kui sul on jama toode. Ehk siis mul on hea toode, mis ületab mõnes mõttes selle olukorra, mis täna turul on, et ma miskis mõttes pean olema natukene parem kui teised minu kliendid. Sealt ma saan head tagasiside, et klient tuleb Amazoni, vaatab, mul on 4,5 tärni toode, ta juba usaldab mind, ma ei pea talle mitte mingisugust turundusjuttu ajama, mingit lugu rääkima. See 5 tärni ongi see mäng, mille peale me läheme suures osas oma conversioni tegema. Nii et kui me teeme seda hästi, me oleme kiiresti kasvavas nišis ja see on veel noor, siis conversion 40% on täiesti tavaline meie jaoks. Ja ta on ka koroonakindel. Kui koroona märtsis meile tuli, siis meie käibed langesid. Käibed ei langenud sellepärast, et meil ei oleks kliente. Kliente tuli nii palju, et meil see kaup laost otsa ja me ei saanud lihtsalt müüa. Ja see oli meie käibelanguse põhjus. Ja suuresti, kui sul on kõik muud segmendid välja arvatud reisisegment, näevad täna ikkagi meeletult kasve Amazoni kaudu. Ühtlasi on ta ka suhteliselt turvaline. Ma kindlasti ei soovita toimetada ainult Ameerikas, ainult Euroopas, ainult Aasias. Vabalt võid müüa ka Austraalias, kui soovid Amazoni kaudu oma kaupu. Ma soovitan basteerida oma väärtuspakkumine, kui see on ära valideeritud, kui klient ütleb, et jah, selle hinnaga ma soovin osta, siis basteeri see üle gloobuse laiali.
meie näide, meil Ameerika turg sisuliselt üleöö lakkas olemast, aga meil oli Euroopa, meil oli Aasia, meil oli kõik muud asjad olemas, ehk siis summa summarum meil kadus 40% üleöö, aga ettevõtte kui sellisega ei juhtunud mitte midagi. Siin Eesti tingimustes, kui midagi juhtub, mõni sektor kukub ära või ütleme nii, et sa oled regioonis kinni, siis su riskid on palju halvemini maandatud. Amazoni enda kasv on tänu koroonale ja e-kaubanduse võidukäigule olnud hästi suur. Kui sa mõtled loogiliselt, kui Amazon ise kasvab 30–40% vahel, kui sa võrdled selle ja eelmise aasta samu kvartaleid, siis kui sa oled ennast ära positsioneerinud Amazoni platvormile, isegi kui sa ei viitsi mitte midagi teha, siis see 30–40% aastast kasvu tuleb juba ainult sellepärast, et segment kasvab ise nii kiiresti. Nüüd 30–40% kasvu kindlasti ei ole see, mis meid rahuldab. Meil Amazoni ettevõtjate suhtlusringkonnas ütleme nii, et me juba vaatame, et asjad on nigelasti, kui meil on year to year on 100% kasvu, et alla selle tundub juba, et me natuke oleme laisaks läinud. Ise opereerime suhteliselt 300% see aastase kasvu piirimail, seda jah, tõsi, on üliraske rahastada, et rahastamispartnereid on vaja siin kaasata, aga see on juba hoopis teine finantsjuhtimise küsimus. Klient ütleb sulle, mida ta tahab ja see on ülioluline. Kui sa lähed Amazoni platvormile ja sa otsustad, et minu 3 aastat munetud toode on see õige, klient on rumal, ta ei saa aru, siis sa oled juba ette endale jalga tulistanud ja maratoni sa sellega ei jookse. Tootearendus algab peale sellest, et ma loen läbi 587 review'd ja võtan sinna kõrvale 37 küsimust. Ma teen kvantitatiivse, kvalitatiivse analüüsi, mille üle kliendid on rõõmsad, mille üle nad kõige rohkem jorisevad, kas ta on naine või mees, sest ütleme nii, et kui on reviewer, siis ma ikkagi saan ju enam-vähem aru, kui ta on Jessica, suure tõenäosusega on ta naine, eks ole. Et naised räägivad seda juttu, mehed räägivad seda juttu, ma saan review'dest kätte näiteks, et kas seda toodet ostetakse vanaemadele, kas seda toodet ostetakse lastele, kas ta on kingitus, kas ta peab autosse mahtuma, peab ta olema volditav või mitte. Näiteks kunagi, siin on üks väike element, et Amazoni ettevõtjad nagu mina, ega me siin lava peal väga nagu meelsasti ei ütle, mis konkreetseid tooteid me müüme, sest kogu see valideerimise ja toote leidmise pingutus on piisavalt suur selleks, et ma ei tahaks seda lihtsalt niimoodi siia välja panna. See on 80% kogu tööst. Aga kunagi müüsin laste volditavaid tasakaalupomme. Ja enne, kui ma hakkasin neid müüma, siis review'dest ja küsimustest tegelikult tuli hästi huvitav pilt välja. Kes ostab? No, obviously naised, kuna gümnastika, iluvõimlemine on ju tüdrukute teema ja üldiselt emad elavad välja oma realiseerimata unistusi ikkagi tütarde peal ja siis need tütred seal satuvad, eks ju, sükestesse trennidesse. Midagi pole teha. Aga emad ostavad seda lastele põhjusel, et tõsta laste enesekindlust, ja ma ei mõtle seda välja, ma lugesin seda review'dest, eks ju. Tõsta oma tütarde enesekindlust, et kui nad lähevad sporditrenni, siis nad saavad performida paremini ja Ameerikas emad istuvad ju trennide kõrval ja vaatavad, kuidas nende lastel läheb. Ehk siis ema saab tunda ennast paremini, kui tema tütrel läheb paremini ja läbi selle soovi on tal soov osta koju ka treeningseade, et ta saaks olla nagu rahul, et ta tütrel läheb trennis ilusasti. Veel. Emad ostsid neid tooteid vanaemade juurde, et kui tütar läheb vanemale külla, et ta jumala eest ei unustaks harjutada. Kuna seda saab kokku voltida kapi taha panna, siis ei pääsenud see vaene tütar harjutamisest ka vanaema juures. Ja seda nad rääkisid mulle ka review'des. Ehk siis, kui me hakkasime välja töötama pilte selle toote jaoks, esimene pilt on Amazoni reeglite kohaselt valge tausta peal, seal mitte midagi teha ei saa, seal mul oli neiukene, kes tegi mingisugust spagaati, aga järgmine pilt, emotsioonipilt, ma kohe tõin sinna ema, kes oli rõõmus, taga oli mingisugust keerulist trikki tegev pisikene gümnasist, ehk siis tuua alateadlikult neuroturunduse võtted sisse sellesse, et kui ema tahab oma alateadliku hirmu, et ta tütrel ei lähe elus hästi, meie toote abil leevendada, siis teine pilt kohe ütleb ära, et ema on rõõmus, tütar oskab suurepäraselt hakkama saada, läbi selle ema elu on nagu palju parem. Ehk siis me tegelikult sükeste pisikeste neuroturunduse võtmetega kogu aeg üritame seal rahvusvahelise kliendi nagu hinges sobrada. Aga paraku jah, kui me siin 300% aastase kasvuga meie jaoks normaalne toimetada, ega see töö seal taga on ikkagi päris suur. Ilma valideerimata kindlasti ma ei soovita sul oma missuguseid puittooteid või plastikustooteid või lasterõivaid müüki panna. Valideerimine tähendab seda, et ma annan kohe ühed tööriistad, mis on tasuta, igaüks neid võib oma arvutisse laadida, 2 tükki on Chrome'i laiendit, 1 on veebipõhine äpp.
mille kaudu sa saad teada konkurentide müügid, sa saad teada, missuguses hinnavahemikus enam-vähem see sinu huvitatud segment kaupleb ja vaatame üle ka, kuidas aru saada, kas mu tootmishind võiks sinna sobida. Kui sa seda tööd ära ei tee, siis mis juhtub tavaliselt Eesti ettevõtetega on see, et nad lähevad turule, aga nende toode on nii-öelda natuke Maxima segmendi asemel on ta Stockmanni kaup ja siis toode on küll hea, väärtuspakkumine on hea, aga ta on liiga kõrge hinnapunktiga. Ja siin ongi küsimus, mida siis edasi teha, et kui ma soodsamalt toota ei saa, aga mul on kompetents olemas, miks ma siis nagu mõtlen, et ma ei saa minna rahvusvahelisele turule? Saan küll minna, ega ma ei pea oma toote hinda või selles mõttes ma ei pea ohverdama seda iseenda marginaali, mul on vaja lihtsalt selle sisendhinnaga midagi peale hakata, mul on nüüd kompetents olemas, ma võin Eesti tehasest teha sellise kompetentsi testimise, uute toodete arendamise keskuse ja Eesti tehasel, kes juba niikuinii toodab asju, ta võib ju olemasolevale klientuurile edasi müüa. Kui ma tahan minna rahvusvahelisele turule, siis paraku väga sageli me näeme, et me peame leidma Hiinast, Vietnamist, kust iganes Aasias selle soodsama tootmise koha. Ja see ei tähenda, et sinu Eesti tehas peaks hävima. Sinu Eesti tehasega ei juhtu mitte midagi. Teenindab siinseid kliente edasi, kes on nõus kõrget hinda maksma ja pole hullu midagi. Kui sa ei viitsi uurida ja õppida, siis sa kindlasti hävid ka. Kui me räägime kiirest kasvust, siis me räägime sellest, et asjad muutuvad hästi kiiresti. Amazoni enda platvormis on tohutult palju uuendusi kogu aeg. E-kaubanduse turundusmeetmetes, neuroturunduses, kas või juba selles, et ma login sisse ja vaatan, mis mul üldse Amazonist vastu paistab, see juba muutub nii kiiresti. Me oleme harjunud sellega, et iga nädal on kuskil midagi uut ja me veel ei tea täpselt, kuidas neid tööriistu kasutada ja see on okei. Nii et kui sa oled natuke siuke hunt kriimsilma tüüpi, kellele kogu aeg meeldib uut, siis see võiks olla siukene valdkond, kuhu sa võiksid sisse vaadata. Häda on natukene selle, et meie kui kolmanda poole osamüüjad oleme natukene jäetud hooletusse. Kui meil on mure, siis jah, selleks on Amazonis olemas tugisüsteem, seller support, aga nad on tohutult ülekoormatud, nad ei suuda üksteisega suhelda, kui on catalog tiim, kes siis hoolitseb listingute eest ja siis on võib-olla mingisugune copyrightidega tegelev tiim, nad omavahel väga hästi suhelda ei saa. Ehk siis täna me näeme, et jah, Amazon on suur, siin on suured teenimisvõimalused, aga kui sa hätta jääd, siis võta ettekandest soovituslik lause, et ära anna alla, mine edasi. Jah, meil võttis 30 päeva, et saada listing tagasi lahti, aga listing on tagasi lahti. Oli küll magamata ööd, oli küll tunne, et jah, ma tahan iga päeva oma laste peale karjuda. Aga inglise keeles on üks väga hea tsitaat, entrepreneurship is a personal growth story. Kasvad läbi selle inimesena ja samal ajal suunad ikkagi Amazoni käibed oma ettevõtte kontolt läbi. Logistika on mõnikord juba päris peavaluks muutunud, eriti nüüd jõulude ajal, eriti koroonaga, sest et Amazoni laod on pilgeni täis. Amazon kahekordistas oma laomahud ainult koroona ajal, sest et nõudlus kaupadele suurenes nii kiiresti. Ja see tähendab, et kui rahvas ei tohi olla väiksemate kui 2-meetriste vahedega ladudes ja laopinda ikkagi ei ole piisavalt, kuigi kahekordistati need mahud, siis me tohime sisse saada uut kaupa ainult 200 tükki. Tavaolukorras me lanseerime minimaalselt 500 tükiga. Lanseerimine tähendab siis seda, et ma viin kauba Amazoni platvormi, hakkan tegema teatavaid turundustegevusi, et saada üles müüdud tükkide arv, et orgaaniliselt luua endale nähtavust. Sama asi nagu Google'is veebilehtede positsioneerimisega, et tõestada Amazonile ära, et ma olen väärt kaup, eks ole. Ja täna ma pean lanseerima niimoodi, et nii kui saadan ühe kauba sisse, siis kohe kuskil nurga taga ootab teine laadung, sest üle 200 uniti ma seda teha ei saa. Aga see on lahendatav kõik. See lihtsalt tähendab, et Excelis on sul veidike rohkem ridasid kui varem. Artificial intelligence on Amazonis absoluutselt igal pool. Keegi ei suuda neid miljardeid listinguid manuaalselt enam ever kontrollida. Aga see tähendab seda, et kui keegi kirjutab Amazonis boti, mis ütleme nii, et deaktiveerib kõik listingud, milles on sõna pestitsiid, mis on reaalne case, siis see tähendab seda, et kinni lähevad ka listingud, milles võib-olla on klient küsinud lihtsalt selle kohta, et hei, kas see toode, ma ei tea, sobitub minu pestitsiidi mingisuguse mudeliga, aga see sinu toode ei ole üldse pestitsiididega seotud. Ehk siis need AI kirjutatud, jooksutatud botid mõnikord teevad meile päris palju halle juukseid pähe, sest inimestel on raske üle kirjutada arvutiprogrammi. Mõnes mõttes elame juba futumaailmas, kus AI on suurema kaaluga kui inimene.
helikoptervaade, kuidas minna Amazoni peale. Amazon.com lehekülg ilmselt ei ole mitte kellelegi teist võõras. Kõiksugu riigilaienditega co.uk, TE, SE, need on kõik siis riigipõhised marketplace'id, kus te saate ka oma kaupu klientidele pakkuda. Alustada ma soovitan ikkagi Ameerikast, kuna Ameerikas on kõige suurem turg. Me saame kõige kiiremini aru, mida klient meie tootest arvab. Euroopast võid ka, aga Euroopas ütleme nii, et see maht ja see ostjatepoolne nii-öelda aktiivsus on 3 korda väiksem, ehk siis ma saan Ameerikast palju kiiremini pildi ette, et kas see toode võiks olla minu ükssarvik või see toode on selline tagantsörkija, kes teeb 1 müügi päevas ja kes, see tulemus kindlasti mind nagu ei rahulda. Et mida me tegelikult Amazonist püüame Ameerika turu näitel on ikkagi see, et kui ma tooted on turule, siis ta hakkab seal müüma 10-20 tükki päevas, läheb 50 peale, läheb 100 peale, siis lükkab 200 peale ja miks mitte sealt siis juba mõned tuhanded. Eesti ettevõtjate kolleegide näidetest Eestis on täiesti olemas ettevõtted, kelle kuukäibed on 7-kohalisel, ehk siis üle 1 miljoni. Need müüvad ühte toodet 2000 uniti päevas. Ainult sellepärast on see mastaap nii suur, sest me tegutseme üle gloobuse. Me ei tegutse ainult Soome turul, Läti turul, Rootsi turul, me teeme korraga tervet gloobust ja miks mitte ei võiks seda teha ka sinu ettevõttes. Me tahame, et otsing oleks juba olemas. Me ei lähe tegema täiesti uut jalgratast, me ei taha viia värskelt leiutatud toodet ülesse, sellepärast, et kui otsingut ei ole, siis mitte keegi minu toodet ei näe. Ja ainult reklaami peale loota, see Amazon ei ole see keskkond. Ehk siis otsing peab olema olemas, annan tööriistad, kuidas sa saad otsingu ära valideerida ja selle enda jaoks selgeks teha. Hind võiks alustades jääda $15–59 vahele. Miks? See on neuroturunduse selline väikene nipp, et see on ameeriklaste jaoks hinnavahemik, kus ta väga kriitiliselt oma kulutusi ei hinda. Ta ei lähe mingi YouTube'i otsima, et ma võrdleksin 3 mudelit ja võib-olla ma ei tea, küsin ikka naabrinaise käest. Kui ta läheb Amazoni, see maksab kuni $59, seal on head 4–5 tärni review'd, siis tegelikult ostab selle ära ja hiljem vaatab, et kas saadab tagasi või mitte, aga ta ei kõhkle väga palju sellel teemal. Ta võiks kindlasti olla transpordikindel, et kui sa müüd mingisugused õrnuklaasist kunstiteosed, et siis kindlasti on mingisugused teised platvormid paremad, aga ta peab jääma, ütleme, Amazonil endal on välja töötatud 1 meetri test, kui su kaup on originaalpakendis, kui sa kukutad selle 5 korda erineva külje pealt alla, betoonpõrandale, kas su kaup jääb terveks? Sa võid seda oma laos või kuskil tootmishoones ära testida, see peab jääma terveks, kui ta terveks ei jää, siis tuleb sul midagi teha sellega, panna rohkem sinna asju juurde. Me tahame, et tegu on värske nišiga, ehk siis seal on kõrge nõudlus, aga väike pakkumine. Õpetan kohe varsti, kuidas seda näha. Ja me tahame, et tootmishind ei oleks rohkem kui 1/5 Amazonis nähtavast hinnast. Amazoni Ameerika portaalis väike lauaalune info, makse me ei maksa. Amazoni Ameerika klient maksab maksud siis, kui ta on kauba pannud ostukorvi. Ehk siis, kui ma näen Amazonis hinda, siis jagan selle 5-ga, 1/5 võib olla minu tootmishind. Kui mul on see 1/3 või 1/2, siis on sinu äriline otsus, mida sa selle teadmisega tahad pihta hakata, aga ma ei läheks selle tootega suuri kalu püüdma rahvusvahelises. $10 väljamüügi hinnaga asja tootmishind võiks olla $10. Kuni. Ülejäänud läheb logistikasse, turundusse, sinu enda marginaal ja kõiksugused ootamatused, mis seal veel vahepeal ette võivad tulla. Ja kui suur see sinu enda marginaal võiks olla? No marginaal ongi sõltuvalt kategooriast ja sõltuvalt, kui kaua sa pead lanseerima, ütleme nii, et ta on 15–40% vahel. Väga tavaline on see, et on ta 25, meie enda ettevõttes eelarvestame kõiki tooteid 35-ga ja ROI 150-ga. Ehk siis marginaal 35, ROI 150 ja alla selle me väga ei taha toimetada ühegi tootega. Ja mega oluline, et sa ei satuks kopeerijate, pasteerijate hüäänide nagu pundis ei lakutaks su konte puhtaks, on see, et sa saaksid kuidagimoodi eristuda. Mida sa teed selleks, et eristuda? Vot see võib olla nagu $1 miljoni küsimus. Jah, sa võid toota küll soodsalt, aga kui sa ei eristu, sa oled me too toode, siis kapsas on juba veitsa hapuks läinud ja siis on vaja sellest hoopis teist toitu teha. Kuidas siis leida, missugused tööriistu on vaja, et ma saan sobrada konkurendi kotis selle segmendi rahades ja näha nii-öelda Amazoni suurima jõe sisse, et missugused hoovused seal hiivavad?
vaataks sisse esimesse tööriista, mis on Chromie Lion, see on Amazon Suggestion Expander, ehk siis ta soovitab sulle selliseid otsisõnu, mida tavaliselt, kui sa Amazoni lähed, sina kui tavakasutaja ei näe, aga me tahame kõiki neid otsinguid teha. See, mis sa näed mu selja taga, see valge tulp on, kui sa hakkad sisse kirjutama sõna dog, siis Amazon tahab, et sa leiaksid oma otsitava toote hästi kiiresti üles, ta pakub sulle mingisuguseid koeratooteid, aga samal ajal inimesed otsivad nii paljusid asju veel. Enne sõna dog võib olla mingi hunnik asju, pärast sõna dog on järgmised asjad, mida kliendid trükivad sisse ja sa tahad maksimaalselt suurt vaadet saada. See laiend on tasuta, võid praegu üles laadida, kohe praegu tööle panna enda portfelli valideerimise koha pealt ja vaata, mida põnevat sa sealt leiad. Järgmine tasuta tööriist, kui sa teed seda mõned otsingud päevas, kui tahad rohkem teha, siis maksad juba $90 kuus, on helium10.com, teed endale tasuta konto ära ja ma soovitan sobrada esialgu sellistes tööriistades nimega Magnet. Magnet näitab sulle ära, kui palju inimesi otsib mingit konkreetset otsisõna. Ja see on nüüd see koht, kui ma enne rääkisin, et otsing peab olema olemas, siis tegelikult me tahame, et ühe üksiku sõna otsimaht ei oleks väga alla 500. Hea, kui ta on mingi 1000, 2000 ja kokku tuleb seal mingisugune 10-15 000, kui sul on seal võib-olla 15 väga olulist otsifraasi, millega sinu toodet võiks ära osta. Ja Magnet annab sulle mingisuguse arusaama, mis see reaalne otsing olla võib. Me ei räägi siin Amazoni andmetest. Amazon ei anna selliseid andmeid välja. Siin on kõik kolmanda osapoole arendajate nii-öelda guesstimate, ehk siis mingisugused sisendandmed on, mille põhjal need arvutused ära tehakse. Ja teine hea tööriist on Cerebro, ehk siis ma panen oma konkurendi toote sinna Cerebro tööriista ja ma näen reaalselt ära, missugust otsisõnadega mu konkurent kõige rohkem müüke koju toob. Ja see on see, missuguseid keyword'e ma enda toote juures kasutada tahan, kui ma olen sarnane toode, miks mitte. Ma sisuliselt panen pihta oma konkurendi rahalehmad. Jah, see võib-olla ei ole kõige eetilisem, aga see on tavaline praktika e-kaubanduses Amazoni platvormil. Ja nüüd selle sama esimese tööriista helium10 Chromie Lion laadid alla, aga tee endale enne tasuta konto ära veebis, muidu sa ei saa seda kasutada. See tööriist töötab Amazonis olles, kui sa lähed otsingusse, paned sisse dog, paned selle tööriista käima ja sa näed ära väga palju väärtuslikku infot. Sa näed ära, kui palju käibeid teenib su konkurent, kui palju reviewsid tal on, annab sellise helikoptervaate. Samal ajal ta teeb lahti eelarvestamise tööriista, kus ta näitab ära, palju läheb shippingule, palju läheb turunduskuluseks, mis Amazonis on 15% alati lõpphinnast. Sa saad sinna sisse panna oma sisendhinna, öelda Amazonile ka, et palju ma arvan, et ma turunduse peale raha kulun ja side note, turundus ikkagi, me teeme Amazoni platvormi sees, me väga palju ei tegele Instagrami, Facebooki, Google'iga, sest see kõik on juba vana rong, see on kallis, sealt ei tule väga palju kliente, me ei taha klientist segada. Klient, kes tahab osta, ta on juba Amazonis olemas ja ta konverteerub nii palju paremini, et meil ei ole mõtet väga Amazonist väljapoole minna. Meie töö lihtsalt tasustub palju kõrgemalt ära, kui me jääme oma liistude juurde. Ja samal ajal sa saad ka teha review analyzerit, ehk siis sa paned näiteks 1 tärni review siin taga, eks ju on 5 tärni näha, aga aktiveerid ainult 1 tärni ja siis see review analyzer ütleb sulle ära, mille üle kliendid kõige rohkem jorisevad. Ehk siis sa isegi võib-olla ei pea üksikult läbi lugema neid, saad kiiresti aru, mis on see põhiprobleem, mida sa võiksid lahendada, et oma parandatud väärtuspakkumisega turule tuua. Ja mida me siis vaatame? Kindlasti, et oleks arenev nišš. Vanasse nišši me ei lähe. Vana nišši me tunneme selle järgi ära, kui on palju tooteid turul, ma ütleks, kerin 3 lehekülge, see toode on ikka olemas, nad on hästi palju sarnaseid tooteid, hästi palju tuhandete reviewdega tooteid on, see ei ole see koht. Mõtle ise kliendina. Sul on toode, millel on 3000 reviewd ja siis lähed sina, kus sul ei ole mitte ühtegi reviewd ja kui see seal ei ole fundamentaalselt parema väärtuspakkumisega, siis tegelikult sa lähed juba ette hävima. Sa lähed juba kaevikusse, kus on granaadid juba ette sulle valmis pandud, et lenda ainult õhku, et see on puhas häving, ära seda kunagi tee. Me tahame, et otsisõnas oleks vähemasti 3-4 sõna. See on piisavalt pikk selleks, et inimene ostaks ära toote. Kui ma panen lihtsalt women's jeans, siis see ei ole piisavalt spetsiifiline. Naised ei osta teksaseid internetist, pannes sisse women's jean. Nad panevad sisse women's jean for short women with wide hips, nagu minu keyword, eks ju. Et siin on isegi juba, ma ei tea, 6 otsisõna sees. Ja siukseid asju sa tahad noppida ülesse. Me tahame, et mitmetel konkurentidel on vähem kui 100 reviewd, see tähendab, et see nišš alles areneb. Me tahame, et
käive ei oleks ainult mõne müüja käes, see indikeerib ohtlikkust selle koha pealt, et kellelgi on kuskil patent, kellelgi on kuskil mingisugune turunduse power, mida võib-olla mina ei saa kasutada, ma tahan, et see käive, mis on selles segmendis olemas, jaguneks võimalikult ühtlaselt kõikide mängijate vahel, siis on ka mul võimalik raha teenida. See tähendab ka seda, et neid keyword'e, mis konverteeruvad, on piisavalt palju. Et kui üks toode, kes domineerib näiteks Pink Women's Jeans keywordi, ehk siis ta müüb number 1-na, ei võta ära kogu müüki. Ja teistele keywordidele ja toodetele jagub seal palju ruumi ka. Me Too'd me kindlasti tegema ei lähe ja ma tahakski nüüd järgmisena näidata, et kuidas hauda seda plaani, et kuidas eristuda. Äkki minu praegune 3 aastat munetud muna ongi juba liiga Me Too ja ma olen juba rongist maha jäänud, vaataks korraks siia sisse ja vaataks, missugused rahad erinevates segmentides liiguvad. Võtaks kõigile, ma loodan, arusaadava keywordi chocolate bar. Ja siin on olnud viimasele väga palju uuendusi, kes vähegi toitumisvaldkonnast midagi teab, ilmselt keyword keto ei ole väga võõras, low carb ei ole väga võõras ja kui ma panin chocolate bar sisse, siis minule üllatuseks tegelikult keto ja low carb ei tulnudki nii dominantsel kohal välja. Aga ma mõtlesin, et okei, kui ma oleksin Orkla ja tahaksin nagu Kalevi tootmisse vunki juurde panna, et mis ma siis võiksin siit keywordidest endale välja noppida. Ja nägin äged asja, et peekonišokolaad. Okei, peekonišokolaad. Ma ei ole nagu kunagi ise proovinud seda, aga inimesed reaalselt otsivad, nagu ma ei mõtle neid keyword'e välja. Ja see on nüüd Amazon Suggestion Expandery tööriist, aga sa ei näe seda, kui sul seda Chrome'i extensionit installeeritud ei ole. Palju see peekonišokolaad globaalsel Ameerika, kõige aktiivsemal turul üldse siis teenida võiks? Täna me ikkagi räägime, et nagu Ameerika klientuur. Ja siis tegelikult ma natuke sain nagu pettumuse ohvriks, et jah, mingid tooted on siin olemas, aga üksikus laastus nagu üle $1500 ma väga ei teeni, et ilmselt te väga hästi ei näe, mis mul on siin selle katkendliku joone juures, aga siin on selline tulp nagu revenue. Ja seal on siis veidikene üle $1000 iga toote kohta. Ja mis mind veel huvitas, et kui palju on reviewsid ja reviewsid, no ütleme nii, et on paarsada või siis alla 100, et see nagu on okei, mul lihtsalt ei meeldinud see, et nad tegelikult raha selle segmendiga üldse ei teeni. Ehk siis väga tüüpiline meie segmendi igapäevaelu, arvasin, et on uus ja äge nišš, läksin Google Trendi ka, vaatan, et ega see teema väga seal trendi üles ei viska. Google Trendis paned keywordi sisse, paned all time, mitte ainult viimased 30 päeva, paned all time. Ja ma nägin, et ega see peekonišokolaad ausutades kellegi närve väga nagu liigutada ei suuda. Okei, fine, läheme edasi. Väga tüüpiline on see, et me tõmbamegi 50–100 ideed läbi ja siis võib-olla leiame midagi. Aga meil on siin ka puidu inimesi saalis täna või digis. Kuidas oleks wooden balance board? Mõned sellised juhuslikud suvalised tooted tõin teile siia ka ette. Esimene glance, ehk siis ma isegi ei pane ühtegi tööriista tööle, on see, et mul on esimesena toode, millel on 3 review'd. Väga-väga noor toode. Ma prognoosin, et ta on mõned nädalad, heal juhul 3 nädalat olnud turul. Üli uus toode, see, et ta tuleb avalehel välja, on mulle hea indikatsioon, et sinna mahub uusi tegijaid. Jah, kõrval on 600 ja 390 review'ga tooted, aga tegelikult see seis laias laastus nii nagu trööstitu ei olnudki, et teeme siis Helium 10 Chrome Extensioniga need tooted lahti, vaatame, palju need raha teenivad. Esimene asi, mida ma vaatan, bränd. Kas ma konkureerin Amazoniga, kas ma konkureerin hiinlastega? Need on need 2 põhilist vaenlast, kellega sõdides ma kaotan marginaali. Amazon müüb hästi odavalt, Amazon Basic ja kõik need varjatud brändid, mis tal on, sest Amazon tahab ju pakkuda parimat hinda, no ma ei süüdista seda selles, et see on ju üks tema alustalasid, miks ta on edukas. Ja teised on hiinlased, eks ole. Amazon käib täna Hiinas ja õpetab tehasid, kuidas otse, ilma meieta, otse viia oma kaup turule. Meie oleme õigustatud võtma oma marginaali ainult siis, kui me teeme seda toodet paremaks. Nii et see on see point, mis te kindlasti peaksite kohale võtma, et hiinlased müüvad oma kaupa ise nii, kui nad saavad sellega hakkama. Ehk siis me ei taha konkurentidena väga nagu näha hiinlased. Hiinlased sa tunned ära selle järgi, et nende brändi nimed on sellised konarlikud, mingid imelikud tähekombinatsioonid, kui sa proovid seda kas või eesti keeles hääldada, siis sa nagu veidikene jääd hätta ja vaatad, et kuidagi ei ole päris lääne kultuuriruum, et ega sa muud moodi väga ei saagi, et siis sa võid minna juba LinkedIni ja vaadata, kas selle brändi nimega LinkedInis tuleb midagi välja.
Järgmine asi, hind. Keskmine hind seal sinisega on näha ka, on üle $60, mis on tegelikult väga hea. Jah, ta võib-olla natukene jääb sealt emotsionaalsest ostuhinnast kõrgemale, aga pole hullu midagi. Laste puhul ostetakse ka kõrgema hinnapunktiga asju suhteliselt kergekäeliselt, sest et lapsed on ometigi koht, kus on emotsiooni osakaal väga suur ostus. Järgmisena vaatan revenue'd, parimad tegijad toovad kuus üle $250 000 käivet selle väga lihtsa puidust tootega, mis maksab $59–69. Minu arvates on ülikõva. Ja kui sa vaatad allapoole, siis see revenue on hästi ühtlaselt jaotunud kõikide vahel ära, ehk siis kõik teenivad raha. Ja see on hea. Siin ei ole tegelikult tegemist patenteeritud tootega, siin ei ole tegemist sellega, et keegi lükkas turundusse ilgeid summasid sisse ja võttes kõik müügid endale, sükestesse ei toimu, kõik teenivad. Mina ka saan sinna minna sisse. Edasi on rating. Mitmed tooted on viiekad, ehk siis 5 tärni inimene on 100% rahul, poleks paremat toodet suutnud välja mõeldagi. Aga mõned on 4,5-kad, ehk siis mingisugune šanss meil siin kaevata ja vaadata, millele jorisetakse, on täiesti olemas. On mingisugune võimalus mul tulla siia ka eristuva tootega sisse. Ja review count, mäletate, kuni 100 review'd võiks olla toodetel. Ja siin umbes 50% on alla 100 review, mis tähendab, et tegu on uue värske segmendiga. Aga häda on selles, et nad kõik näevad ühesugused välja. Ehk siis unique selling proposition on mis? Pakun teile lahenduskäigu. Loed review'sid, saad teada, et toode praguneb. Jah, probleem, mida ma ilmselt nii kergesti lahendada ei saa, sest õhuniiskuse osakaal erinevates ladudes, riikides, siin Eestis, Ameerikas, Floridas versus Minnesota võib olla väga erinev, ehk siis ma ei saa 100% kontrollida. Mida ma saan kontrollida on, kui klient ütleb mulle review's, et põrand kriibib ära, ma olen veitsa nagu pettunud. Ja lahenduskäigus pakungi seda, et sa oled teada saanud, et sul on vaja polsterdada see pisikene kiigukene ära väikese materjaliga ja reaalne asi on ka see, et uus toode toob $10,000 rohkem käivet kui vana toode, sa jätad nad mõlemad müüki ja endise $30,000 asemel, need on reaalsed numbrid, teenib see ettevõte nüüd üle $70,000 käivet kuus, lihtsalt selle pisikese nipiga, mida ta võttis kliendi abil kuulda. Kui sa satud konkureerima Amazoniga, siis ma tahan korraks lihtsalt näidata, kui müüja on Amazon, siis võib juhtuda see, et sa oled täiesti ebavõrdses kohas. See on minu konkurent, kes tuli turule ja ta müüs $23 hinnaga oma kaupa. Ja kui Amazon ostis selle brändi ära, siis näete, mis juhtus hinnaga. Ta langetas hinda $6, ehk siis kogu selle marginaali, mida meie kolmanda osapoolte müüjana üldse suudame endale sisse võtta. Ehk siis, kui ma siseneksin täna valdkonda, kus põhitegija on Amazon või põhitegija on hiinlane, siis ma pean arvestama sellega, et minu marginaal on juba läinud. See rong ei ole minu rong, ma ei taha sellega sõita. Ja viimane selline natukene mõtlema kutsuv slaid, et jah, see võib olla natukene valus küll, aga palun ära armu oma tootesse, arene, kuula klienti, vaata, mida ta tahab. Kas või see kiigu idee, eks ole, et kui ma oleksin kinni oma selles vineeris ja ma ei tahaks mitte midagi muud peale hakata, siis ma jääksin rohkem kui 100% kasvust, ma jätaksin iseennast lihtsalt nurga taha. Kui tootmine on liiga kallis ja eelarve ei tule kokku, no tühja sellest, tegutse edasi siin Eestis, aga võta rahvusvaheline tootmise element endale juurde, kus sa saad soodsalt toota, aga sina Eestis arendad neid tooteid välja, sest sa oskad kliendist aru saada, sul on tööriistad, kuidas näha, mida nad reaalselt osta tahavad. Ja Amazon täna ei ole passiivne kanal. Kindlasti ei tähenda, et sa viskad toote üles, sul hakkab käive tulema. Amazonile lisandub hästi palju uusi turge kogu aeg, see tähendab, et sa pead listinguid tõlkima, sa pead tegelema ikkagi mingisuguses mahus ka kliendisuhtlusega, reeglid muutuvad pidevalt, konkurentsi tuleb juurde ja tooteportfell vajab värskendust ikkagi vähemasti poole aasta tagant, vastasel juhul konkurent tuleb ja võtab sinu müügiargumendid enda soodsamale tootele juurde. Kiire ülevaade siis Amazoni maastikust. Ma loodan, et see kutsus sind kaasa mõtlemast. Aitäh, et sa vaatamata sellele, et oli lõunapaus ja su põhienergia on porgandi ja pudingu juures. Ma ei näe siin liiga palju magavaid inimesi, minu tänu selle eest. Leiad mind mailist, leiad mind Instagramist, kindlasti ka Facebookist. Nii et kui mõni asi ei segaseks, siis kas või kohvipausi ajal tule küsima hea meelega. Räägin, kui ma oskan sinu küsimusele vastust anda. Aitäh sulle!